kasvatasime Savikoti Agrus seast esimest aastat varjast Otra Volmari. Keskmiseks saagist saime 5,1 tonni hektarilt ja mahukaal oli üle 600. Ehk siis see näitaja on üsna hea varajase odra kohta. Muidugi esimese aasta kohta me põhjapanevaid järeldusi siit ei tee. Kindlasti kasvatame järgmine aasta ja vaatame, mis näitajad siis toovad. Muidugi suureks plussiks oli see, et saime ta enne vihma kätte, mis sama hästi läinud hilisodraga, et selle saake meil tunduvalt nigelamaks. Suureks plussiks on tema varajasus, 85 päeva on kasvuaeg tal ja ka kuna kõrs on lühike, siis tema lamandumiskindlus on tunduvalt suurem. Ja kuna ta on nii varajane, siis on ta, ütleme, et ainukene teravili, ehk siis teravili, peale mida saab külvata talirapsi. Ka see on eelkõige meil Savikoti Agros suureks probleemiks, ja meie Savikoti Agros panime varajase odrale Volmari alla 22, 7, 12 põhiväetist 400 kilogrammi. Ja kuna nägime kasvu ajal, et oder on kahvatu ja kuidagi tuim ja näljas, siis panime 100 kilogrammi veel HN-i pealt. Algul me seda ei plaaninud teha, aga vajadus oli. Ja taimekaitse poole pealt panime esimesse pritsimisse tegime haigustõrje ja umbrohutõrje. Haigustõrjeks panime Falcon Vortet ja umbrohutõrjeks Trimmerit ja lisaks siis Stabila, nii et võrsumist soodustada. Ja leheväetiseks panime Ecolist MG35, mis andis odrale väga hea efekti. Teise tõrje tegime eelkõige tuulekaera vastupanuks ja lisaks panime ka kasvuregulaatorit, et kõrs oleks ikkagi kindla peale tugev ja kasutasime selleks Trimaxi ja ka haigustõrje tuli teise pritsimisse ja panime ka veel Nitro Speedi, mis andis hästi hea efekti. Minu soovitus kindlasti oleks teha Volmarile haigustõrjeid 2, tikub ikkagi siiski tulema võrklaiksus peale. Kui selle suudaks ära tõrjuda ja jälgida ja õigeaegselt reageerida, siis kindlasti saagipotentsiaal on tal suur ja ka mahukaal tõuseks.